ärikäik. Tere head ärikäigu kuulajad! Tänane saade on järjekorras 66 ning täna tuleb juttu tööga kaasnevatest hüvedest ning tööandja hoolivusest oma töötajate suhtes. Täpsemalt räägime tööandja poolsest sporditoetuse võimalusest. Selleks, et saada rohkem teada, mida tähendab üldse sporditoetus ja miks on oluline, et ettevõtja seda oma töötajale pakuks, oleme külla kutsunud Stebi tegevjuhi Kristjan Novitski. Tere! Tere ja väga meeldiv on siin olla, aitäh kutsumast. Tänased saatejuhid on Rauno Uusler ja Marta Peril-Grauberg. Tere! Alustame päris algusest. Kuidas Stebi sündis ja miks ta sündis ja millal te üldse Stebiga alustasite? Mina ei olnud kahjuks õnneks Stebi täiesti alguse juures. Stebi on oma elu jooksul olnud päris mitmes erineval kujus ja erinevas vormis, et Stebi sai kunagi alguse Tartust 2012 aastal, siis Veeriku kvartalis ühe elumaja, ahjuküttega elumaja köögis põhimõtteliselt, kus siis seda ehitati ja kindlasti peame olema nagu Martti Soosaarele, selle asutajale väga tänulikud, kes selle ette võttis, aga Stebi visioon või Stebi nimi ei olnudki Stebi alguses, ta oli Sport ID ja siis selle ettevõtte nagu funktsioon oli justkui, et luua inimesele tema spordiidentiteet, eks ole, selline hästi kitsas, et mina käin nüüd seal trennis, identifitseerin ennast sellega, võistlen seal ja läbi selle tekitada selline mingi ühine, nagu mingisugune mingi makselahenduse moodi selline asi. Aga see nägemus hakkas laienema ja ühel hetkel, kui tollel hetkel siis Eesti põhiselt Eesti Vabariik otsustas anda võimaluse tööandjatel toetada inimeste sporditegevust ja heaoluteenuseid siis maksuvabalt. Laienes see teenuste valik ka nagu spordist järjest rohkem nihkus ka heaoluteenuste peale nagu spaad ja lõõgastuse teenused ja sellised. Ja siis hakkas muutuma see bränd, et kui ma nüüd ei eksi kusagil 4-5 aastat tagasi oli see, kui see sport nagu oli liiga kitsas nimetus ja siis tuleb siis Stebi nimi nagu, et step by step nagu samm-sammu haavalt parema elus nagu heaolu poole ja saigi siis ümber nimetatud Stebiks see ettevõte. Minu enda ajalugu on Stebiga pluss-miinus 3 aastat tänaseks päevaks, et sõltub mida selle alguseks mõelda ja meie sattusime Stebiga kokku sellisel viisil, et ma olen ise olnud varasemalt seotud mitmete ettevõtetega asutajana või juhina. Mul sai nagu üks teekond sai läbi, mis oli siis makselahenduse EveryPay loomine ja selle siis müük LHV-le. Ilmselt kõik teadlikult tahtmata või tahtlikult kasutada seda isegi väga tihedalt siiamaani selle teenuseid. Ja siis kuidagi hakkasime vaatama, et kuhu edasi, mis edasi, et mis võiks olla selline hea ettevõte, mida võiks aidata. Ja tuligi välja selline Stebi, kihvt ettevõte, aga kuidagi moodi tol hetkel vajas võib-olla mingit lisaliikumist ja hästi minu enda isiklike väärtustega kokkumine kontseptsioon. Ja tegimegi siis ühiselt minu 2 partneriga ja Livonia fondiga tollel hetkel ettepaneku kõigile Stebi osanikele väljumiseks ja et läheks ise selle teekonnaga edasi. Ja selle kõige käigus ühel hetkel sattus ka minu pähe see tegevjuhi müts, nii et siin ma nüüd siis olen. Aga selle 3 aasta jooksul, kui see müts on nii-öelda teie peas olnud, mis on see kõige suurem muutus olnud, et te ütlesite, et päris alguses, kui teie hakkasite Stebist huvituma, et oli nii-öelda mingit sellist tõuget vaja sinna juurde, et mis te olete selle 3 aastaga juurde andnud või teistmoodi teinud? No ta oli võib-olla ilma nagu mingisuguse vägi hinnagu täidmata võib-olla utreeritult ka, et tegemist oli endiselt tollel hetkel küll nagu kasvanud suhteliselt oluliseks tegijaks sellel turul, eks ole, hea teenuste pakkujaks, aga ta oli oma nagu kultuurilt ja mentaliteedilt endine selline 3 meest ja koer on ju köögis nagu startup. Et ta oli nagu selles mõttes nagu kinni jäänud sinna sellesse staadiumisse, ehk et nagu kõige suurem muutus ongi olnud sellest, et nagu see paradigma muutus, et me ei ole enam
väike startup, vaid me oleme ikkagi nagu noh, selles mõttes tõsine ettevõte ja sellega kaasneb nagu tegelikult väga palju selliseid segavaid komplikatsioone, igasugustest regulatiivsetest nõuetest tulenevalt ja noh, see nagu ajas, me teame väga hästi, et siin Euroopa keskkonnas väga tugev ollaksegi selles, et kõike piirata ja reguleerida, aga sellega on vaja kaasas käia ja oligi vaja see ettevõte nagu viia sellele tasandile üle. Lisaks sellele, et ka aktiivselt rohkem seda sõnumit nagu välja viia, et mis see on, millised võimalused on ja miks see kõik nagu vajalik on, et noh, meil on nagu selle ettevõttena, mina ise nimetan, mul on hea meel olla hea karma nagu äris, et meie missioon ei ole tegelikult nagu müüa noh, ühele indiviidile seda spa või jõusaali piletit, aga me leiame, et me läbi nagu selle suudame olla platvorm, mis kogu ühiskonda nagu mõjutab parema, tervema ja jätkusuutlikuma elu poole. aga kui ei oleks Eesti riik seda muutust teinud ja seda maksusoodustust tekitanud sinna, kuidas siis, kas te oleksite siis siin, kus te praegu olete või mitte, või see ikkagi andis nagu väga selge tõuke? No ilmselt ei oleks Stebi olnud meie jaoks tollel hetkel piisavalt atraktiivne ja Stebi oleks kindlasti see Stebi, kes ta täna on. Et kui me vaatame üleüldse laiemat trendi, me oleme ise läbi töötanud kogu Euroopa turud ja muud, et leida, siis mis on salata, et kogu soodustuste pakkumine töötajatele, seal on nagu 95% sellest, kuhu seda pakutakse, määrab see, millised on riiklikud maksusoodustused. Et kui meil mingites riikides traditsiooniliselt soositakse seda, et see läheks õlle ja veini alla, siis sinna ta ka läheb, eks ole. Kui kusagil nagu selles soositakse mingisuguseid muid teenuseid, siis sinna see läheb, aga selles mõttes jaa, et meil üha enam muidugi see teadlikkus tõuseb ka teistes riikides ja ega Eesti ei olnud ju esimene, et meil on siin Skandinaavias oli see selgelt nagu soositud ja on väga palju riike, kus täna seda ka soositakse palju nagu laialdasemalt kui Eestis, et kus see tuli ja see on kindlasti nagu põhiline mootor, mis viib seda tegevust edasi. Kuidas see muutunud on ajas, et ma kujutan ette, et alguses pidite päris kõva müügitööd tegema, et näete, et me pakume siin sellist lahendust. Praegu tundub mulle, et see on nagu selline auasi, et sul on Stebi, et noh, et see on nagu mingi asi, kus noh, et kas sul on ja see on nagu selline nagu mingis mõttes normaalsus, et kas nüüd see asi töötab juba kuidagi iseseisvalt, et müüma ei pea. No tänan komplimendi eest, auasi on ka minu jaoks olla osa Stebist, et see on selline tegelikult hästi keeruline äri, ta on üks muna ja kana nagu küsimus, et kumb sul on nüüd enne. Et ühest küljest, et sul on vaja, et sul oleks hästi palju võimalikult lai teenuste valik, mida sa saad pakkuda läbi oma platvormi, aga et see teenuste valikut saab võimalikult lai kasutajate valik, eks ole, palju kasutajaid. Et nullist üles ehitada seda mingisugusel uuel turul on tegelikult nagu päris keeruline, sest noh, sa pead kas siis subsideerima või doteerima ühte või teist, enne kui sa selle teise poole üles ehitad. Et täna me oleme jah, ütleme, aga siis on nagu teisi võimalusi, et meil on, pole nagu rutan siin edasi natukene asjadest, aga me oleme täna kindlasti nagu vaatamas väljapoole Eestit ka väga paljusid võimalusi, kui ka siin Baltikumis nagu väga paljusid võimalusi. Ja on olemas nagu mingisugused teised teenused, millega on võimalik nagu siseneda ja läbi selle hakata siis seda kas kasutajate näiteks hulka kasvatama ja sealt siis lisateenuseid ja seda platvormi juurde ehitama. Kas vihjadki praegu sellele tervisekindlustuse teemal, et mis teil on ka selline uus suund olnud, et see ongi nagu mingis mõttes kaks valikut, kas sa toetad liikumist või sa toetad ravikulusid? Need kaks valikut määrab ja piiritleb täna tegelikult see maksusoodustuse summa võib-olla ja siis mida selle summa eest on võimalik saada. Et see ei peaks niimoodi olema, sest tegelikult iseloomult on need, eks ole, kaks teineteist toetavalt, ühest küljest erinevat, samas väga sarnast nagu teenust. Et kui nagu see liikumine heaolu on suunatud selgelt ennetavale poolele, kui üleüldse sellise heaolu nagu kasvatamisele, õnnetunde kasvatamisele ja ka tootlikkuse kasvatamisele. See kindlustus on jällegi selline asi, mida me näeme, et on hästi oluline selle koha pealt, et aga mis siis kui, eks ole. Et kuidas me saame tagada selles kohas mingis mõttes kindlustunde, et inimene teab, et juhul kui minuga peaks midagi juhtuma, et ma saan selle eraarsti juurde minna, vähemalt mul see võimalus, et mingi asi nagu kaitseb ja teiselt poolt, eks ole, tööandja jaoks on hea teada, et ta töötajad saavad selles mõttes tagasi tervenemise poole liikuda kiiremini võib-olla kui muidu.
aga noh, kindlustus meie jaoks on hästi loogiline toode selle koha pealt, et Läti ja Leedu on hästi kindlustuse kesksed nagu turud. Et kui me oleme Eestis selline, ütleme, spordikompensatsioon on peaaegu selline hügieeni küsimus või noh, üha enam sinna liigume, siis Lätis, Leedus on juba noh, üle 10 aasta, peale 20 aastat olnud kindlustus nagu see hügieeni teenus. Ja meil on selgelt, me peame ise nagu muutuma ja leidma selle võimaluse, kuidas me saame pakkuda nagu, ütleme siis, võimaluste või seaduse poolt, seaduste ja maksusooduste poolt määratud piirides, kui ka meie klientide soovidele vastutus, võimalikult laiapõhjalist töötajate heaolu sellise kompensatsiooni või selliste teenuste haldamise lahendust. Ma läheks korra tagasi selle algusaja juurde, et ma kujutan ette, et see ettevõttesse tulek ja selle nii-öelda omastamine oli selline protsess, mis nõudis eelnevat missiooni ja visiooni väljatöötamist. Et kui kaua läks aega, et selline lõplik stebi enda jaoks nagu ära sõnastada ja panna selline ajakava, et ajaplaneering, et millal võiks see stebi jõuda selliseks, nagu teie päriselt tahate? Jah, väga hea küsimus ühest küljest. Teisest küljest ega see ei saa nagu kunagi valmis, et me ei jõua kunagi sinna, kuhu me tahaks jõuda ja see, kuhu me tahame jõuda, see tegelikult ajas ja informatsiooni ja muutuva keskkonna nagu mõjude tõttu pidevalt on muutumises. Tegelikult stebi visioon ja missioon, et nende sõnastamise jah, et me võtsime need nagu ühiselt ette, aga see tegelikult tuli selliselt, et noh, kogu see tiim ja paljuski tänaseni on seal mitmed nagu väga algusaegade töötajad, et me ühiselt töötasime need välja, et noh, et defineerida, et mis me oleme, mis väärtuste eest me ise seisame ja kuidas me näeme siis, et noh, mis meie nagu see väärtus või funktsioon nagu laiemas ühiskonnas on. Et me ise nimetame ennast heaolu hääleks, eks ole, voice of wellness inglise keeles hästi lihtne nagu meelde jätta. Ja meie eesmärk ongi tegelikult pakkuda läbi siis kaasaegsete tehnoloogiliste lahenduste parimat võimalust tööandjatele panustada töötajate ja läbi selle laiema ühiskonna heaolusse. Küsiks selle tiimi kohta, et kas see ongi kuidagi, noh, see peab ikkagi väga isiklike väärtustega ka haakuma, et olete ise suured liikujad ja... Absoluutselt. Meil on väga hea meel tõdeda, et meil on tohutult kihvt lahedad inimesed. Meil on oma teatud spordialade isegi maailmameistrid, kes meie just töötavad, panustavad, kes on täielikult fanatid. Aga no see ei ole ainult liikumises, aga me oleme ka saavutanud selle näiteks, mis on hästi huvitav, on, et noh, et inimesed, kes on ka meile tulnud, ütlevad nende väärtuses, nende enda elustiil on peale stebisse tulekut nagu muutunud ja nad on liikunud nagu paremate harjumuste ja selle poole. Aga meil on tõesti jah, väga, väga kirglikud, väga kihvtid, väga lahedad inimesed ja tõesti see on võib-olla meie töötajate seas üks asi, et nad tunnevad ise väga tugevat seost selle meie missiooniga, miks nad tahavadki meiega koos seda teekonda jätkata. Aga kui suurt kompensatsiooni teie enda töötajad saavad sporditoetust nii-öelda iga kuu? Meie ikkagi anname märkimisväärselt rohkem, kui on maksuvaba see summa. Et jah, ikkagi julgen öelda, et see on ikkagi jah, isegi kordades rohkem. Räägiks nendest teie klientidest, et kui sinna stebi süsteemi sisse logida, seal on ikkagi väga-väga lai valik, et nagu sa mainisid ka, et see ei ole ainult sport, et seal on heaolu spaad, ma ei tea, mis iganes ronimiskeskused ja nii edasi, et kuidas te olete jõudnud just sellise kliendi baasini, et noh, et on ikkagi väga mitmekesine. Kus te alustasite ja miks selline suund? Ja see hetkel siis nagu küsimus on pigem siis teenuspakkujate poole, keda me seal tujuplatsil nagu näitame. Me oleme jõudnud sinna, et see on nagu kahte pidi, eks ühest küljest on meil endal huvi täiendada vastavalt sellele, kus me näeme, et meil on mingisugustest teenustest või teenuse liikidest nagu puudus. Noh, mingites näiteks ületame mingid geograafilised piirkonnad, liitub meiega mingi tootmisettevõtte Valgamaalt, eks ole, siis me vaatame, et kas me suudame nagu selles konkreetses piirkonnas veel leida nagu teenuspakkujaid. Aga no see peamine mootor on olnudki see, et näiteks noh, meil ju muutus ka nüüd viimati seadusandlus 1. jaanuarist sellel aastal, kui meil lisandusid täielikult maksuvabade teenuste alla kõik massaažid, et eelnevalt oli ainult, eks ole, arsti poolt ette kirjutatud massaažid, nüüd kõik massaažid
näiteks toitumisspetsialistid, vaimse tervise spetsialistid, hambaravi, et siis me põhimõtteliselt ju selgelt, et me peame nagu vaatama selgelt üle, et kas nendest teenustest, see nõudlus nende teenuste järgi meil platvormil kasvab ja et kas me suudame nagu seda turgu võimalikult hästi katta. Ehk et ta nagu sedapidi nagu justkui käibki, teisest küljest me analüüsime hästi palju, et meil on võimalik ju ka kasutada, et kui tööandja annab kompensatsiooni, tekitab mingisugune kompensatsiooniplaani, aga sina või teist keegi on harjunud käima mingisuguses oma kohalikus spordiklubis, siis te saate seda kompensatsiooni kasutada, küll mitte, et ostes piletit Stebi krediidi eest, et võtke sisese tšeki, laadides üles Stebi keskkonda ja meie siis analüüsime see tšeki ja kui see vastab teie tööandja poolt ette nähtud nii-öelda kompensatsiooni reeglitele, siis me kanname selle raha nagu teile. Aga me saame selle kaudu ka sisendid selle kohta, et kus kohas on veel meil mingisuguseid katmata alasid, kus me saaksime nagu edasi minna. Tahaks kohe teada, et teil on tõenäoliselt andmeid ka selle kohta, et mis siis on kõige rohkem kasutatud teenused Eesti töötajatel? Laias laastus on väga selgelt täna ütleme, et massaažid on nagu tohutult suures tõusutrendis, eriti nüüd peale maksuvabastust. Ma isegi julgen öelda, et nüüd alates jaanuari algusest on isegi massaažid laias laastus number 1. Ja neid pakkujaid on muidugi tohutult palju, aga kui me suudame need kõik ühiselt koondada, siis see tegelikult on number 1. Enne seda olid peamiselt spordisaalid ja rühmatreeningud. Minnes korra tagasi selle juurde, mis te just rääkisite, et inimestel on võimalik nii-öelda ka tšeki alusel seda kompensatsiooni saada kohtades, mida otseselt teie selles äpis ei ole nii-öelda välja toodud. Üks selline firma, millest ma ise ilmselt olen väga paljudega rääkinud, mida nagu Stebisse vähemalt meie kasutajatena näeme, et tahaks, on nagu MyFitness. Kui suur müügiargument see tegelikult teie jaoks on, et MyFitnessi seal ei ole? Sellepärast, et väiksemate jõusaalide jaoks see tundub kindlasti hea, et nii-öelda töötajad tulevad siis nende juurde pigem, kui MyFitness oleks ka seal. Jah, no see on nagu kahe poolega asi, et ühelt küljelt meie iseenesest oleme väga avatud koostööks MyFitnessiga igakülgselt, et ma päris sageli proovin nende poole pöörduda, et ehk saame kokku ja leiame mingisugused lahendused, et nad ei ole kuigi siiani nagu nüüd päris tükk aega ühtegi vastust ei ole sealt tagasi tulnud, need on sellist tühja kohta näinud, et selles mõttes ühest küljest et ma saan kasutajate poolt nagu mõistan, et nende jaoks see kasutusmugavus tänu sellele, kes tahavad MyFitnessis käia, on selgelt nagu kahjustada saanud. Teisest küljest ta annab omakorda võimaluse kõigile teistele teenuspakkujatele, kes pakuvad mingisuguseid alternatiivseid teenuseid lahendusi läbi meie platvormi kliente saada, et eks see on nagu kahtepidi, aga meie ideaalis tahaksime katta nagu võimalikult laia spektri teenustest, et seega me hea meelega võtame MyFitnessi oma platvormile. Kui kaua läks sellega aega, et töötada välja Stebi toode sellisele kujule, et hakkas ennast nii-öelda ise müüma, et mitte, et teie pidite käima ettevõttesse ütlema, et kas te tahaksite Stebiga koostööd teha, vaid see, et pigem tulevad tööandjad teie juurde, et me tahaks nüüd Stebiga koostööd teha? Ma ütleks, et ta ei ole tänaseni tegelikult veel jõudnud sinnamaani, kus nagu eelduslikult kõik teavad, et endiselt on päris palju, kes ei tea, see sõltub, eks ole, ma kujutan ette teil siin moodsas kõllikvartalis ilmselt on kõik sellised ettevõtted, kes teavad meist, aga mida kaugemale me siit läheme, seda vähem neid on, et me peame ise minema sinna suunas, see on selline efekt, et mida rohkem meil on kasutajaid, mida enamates teenuspakkujates meil on väljas, seda rohkem seda tuleb. Et need seetõttu ei ole, et me päris ilma nagu müügi ja turunduse kulu ja tegevuseta ei saa hakkama, et meil on vaja seda mõlemat teha. Aga mis seal salata, ega mõned aastad tagasi tõesti Stebi oli pigem nagu passiivsem ja ootasid nagu Eesti müügimehelikult agressiivselt telefoni juures, et kliendid helistaksid ja liituda tahaksid. Me oleme ise nüüd üritanud võtta ikkagi natukene teistsuguse lähenemise just läbi võib-olla nagu teadlikkuse tõstmise liikuda väljapoole ja ise lähemale ettevõtetele. Mainisid, et meie oleme siin selline moodne ettevõte, et aga kes teie kliendid tööandjate poolelt on? Kas ongi sellised, ütleme, pealinna omad pigem või kui palju neid Valga tehase töötajaid? Meil on tegelikult absoluutselt kõike. Meil on nagu, seal ei ole, seal on ütleme Eesti kõige tuntumatest suurimatest ettevõtetest kuni kohati ühe mehe ettevõteteni kusagil kaugematest kohtades nagu väljas, et üldiselt ongi nagu selline paradigma, mida me peame pidevalt nagu lõhkuma, on see, et
arvatakse, Stebi sobib nagu suurtele ettevõtetele, et tegelikult ei ole ju vahet, et see kasutaja mugavus ja kõik see ütleme lisatöö, mille me võtame ära nagu suure ettevõtte raamatupidajalt ja personalijuhilt, me võtame ära ka väikse ettevõtte raamatupidajalt personalijuhilt. Meie hinnamudel on nagu kasutajapõhine. Ehk tegelikult me sobime väga hästi ka 1, 2, 10 inimese ettevõtetele selleks, et nagu maksimaalselt seda maksusoodustust ära kasutada. Aga tõesti, meil on Hiiumaa tehastest Hiiumaal kuni Narva Jõesuuni põhimõtteliselt välja. Igalt poolt on nagu ettevõtteid ja ütlen, nagu ma eelnevalt mainisin, et see on meie jaoks hästi hea selline sisend ka teadmaks, et kus ja kuidas me peame oma nagu teenuspakkujate võrgustikku nagu laiendama. Milline on praegu selline esimene maakond, mis meelde tuleb, kus tuleks nii-öelda kõige rohkem tööd teha veel? Selgelt Eestis on, Stebi on ju traditsiooniliselt Tartu ettevõte ja nüüd nagu üha enam ka Tallinnas tiimi kasvatamas, aga selgelt nagu väga tugevalt eestikeelne ettevõte, et meil on ilmselt katmata selgelt pigem nagu piirkonnad, kus võib-olla vene keel on kohati domineerivam, et seal kindlasti on tööd nagu rohkem ja teavitustööd teha. Kui loome korra sellise nii-öelda pildi, et mul on üks ettevõte, sihuke väiksem ettevõte ja ma tahaksin oma töötajatele pakkuda siis Stebi võimalust. Ma võtan teiega selle jaoks ühendust, et mis siis edasi saab, et kui palju on teil nii-öelda sellist erinevat lähenemist sõltuvalt ettevõtte suurusele siis? Tegelikult, kui sa oled niisugune selline väike ettevõtja, sa saad kõik tegelikult sisuliselt ka ise ära teha, et läbi meie veebilehe ise nagu nii-öelda self-onboardingu põhimõtteliselt kõik lõpuni ära teha. Küll on meie nagu müügitiim kui ka nagu kliendihaldurid valmis toetama selles ja leidma siis parima lahenduse. Aga sisuliselt see näeb välja selliselt, et see on selline tavaline ettevõttega liitumisankeet, meie puhul on lihtsalt vaja otsustada, et palju on neid töötajaid, milline on see kompensatsioonipakett, mida te soovite pakkuda, ehk siis kas nagu te kompenseerite mingi limiidi ulatuses kord kuus, kord kvartalis, kord aastas. Saate valida täpselt need teenused ja valdkonnad, kõige lihtsam valik tänapäeval on siis põhiliselt see, et kas need, mis on maksusoodustusega või mis ei ole maksusoodustusega, võid panna ka mõlemad, sest meil on päris palju teenuseid ja teenuspakkujaid, kes ei ole täna maksuvabastusega teenused. Ja siis sealt edasi juba põhimõtteliselt piisab, kui impordid oma töötajate nimekirja, kellele see laieneb. Need töötajatele tekitatakse profiilid meie süsteemi ja nemad näevad siis, teie näete ettevõttena, et mis on siis nii-öelda teie see kogu eelarve selleks perioodiks, palju sealt jääki on ja siis töötajad näevad, palju nende isiklik selles mõttes eelarve jääk on ja saavad läbi selle juba koheselt hakata Stebit kasutama. Aga kui palju tuleb seda, et ettevõtted, kes nii-öelda tahavad Stebi oma töötajatele võimaldada, et nad tulevad teie juurde palvega, nõudmisega, et meie oleme nüüd siin näiteks Põlvas ja me tahame, et siin see Põlva käsipallitrenn oleks ka teiega kompenseeritud. Et kui palju te arvestate sellise nii-öelda selle ettevõtja sooviga ja kui palju te arvestate sellega kasutajate soovidega, et mida endale lisada nii-öelda? Lihtne vastus, alati mõlemate soovidega. Meie võimaluste piires alati mõlemate soovidega. Et kuni sinnamaani välja, et me oleme valmis isegi, et teenuspakkujate poolelt eeldab, eks ole, mingisugust tehnilist lahendust, kas või lihtsalt arvutit, mis on interneti ühendatud, kus nad saavad märkida pileteid kasutatuks või võtta selle ID-kaardi, vaadata, et panna, et see inimene ostis minu pileti, on ju. Me oleme isegi sinnamaani välja, et me võime omalt pakkuda ka seda riistvara, et mida nad saavad kasutada selleks, et nagu seda nagu teha, et me on oma nagu teenuspakkujate meeskond või pigem naiskond täna, kes siis väga kiiresti ja väga operatiivselt reageerib kõikidele vihjetele. See ongi siis niimoodi, et näiteks kui see Põlva tahab just selle, mis sa ütlesid, käsipallimeeskonnaga, et siis võtate ise ühendust selle käsipallimeeskonnaga? Ise võtame ühendust ja leiame lahenduse. Kui palju seda nagu ette tuleb? Kas see on pigem haruldane nähtus või on seda väiksemates kohtades just rohkem? Seda tuleb hooajati ette näiteks väga palju. Et meil on teatud teenused, mis ainult suvel töötavad, teatud teenused, mis ainult talvel töötavad. Et teda tuleb ikkagi ette ja väga palju tuleb ette ka meie enda töötajad, kes on väga head skaudid, eks ole, kes tegelikult on laiali üle Eesti, et nad ütlevad, näed, et seda teenust võiks panna, seal käisin ei ole, et see on
see on suhteliselt aktuaalne. Kas see teenusepakkuja ka midagi maksab või kuidas see teie ärimudel on või palju see tööandjale maksab? Tööandjal on hinnastus siis ühe aktiivse kasutajakonto kohta. Ja see on siis kasutajakonto, siis võib-olla, ütleme, seal võib olla siis kindlustus, võib olla seal heaolu, võib olla see mõlemad, eks ole, Eesti näitel, kui ka siis meil on siis täna ütleme selle multi-walletiks, aga siuke universaalne heaolu platvorm, kus on võimalik siis erinevaid veel liike lisada. Ja temal on siis see kasutajapõhine ja see tavaliselt enamasti sõltub sellest, et kui palju, kui suur maht on, et standardhind on meil täna 4,50 per töötaja kuus. Ja teenuspakkujate jaoks on ta selline, et see sõltub sellest, et kui on selline lihtne olukord, kus teenuspakkuja ise teeb oma onboardingu, me vaatame küll üle, alati meil kataloogi haldur vaatab, et kas ta vastab meie nõuetele sellele ja me mingit muud ise mingit lisatööd ei tee, siis standardpakett on 3% käibest ja on meil sellised nii-öelda erinevad paketid, et paljude jaoks ju me loome ise sisu, teeme sisutõendust sotsiaalmeedias, teeme erinevaid promosid ja nii edasi, et seal on siis nagu teistsugused paketid, pisut kõrgemad. Aga miks te olete otsustanud läheneda nii-öelda aktiivse kasutaja põhjal, et sellele hinnale läheneda, et päris palju on tervisekindlustuspakkujaid, kes nii-öelda ettevõte maksab ühe kindla summa, et vahet ei ole, kas inimene kasutab seda või ei kasuta, et mis on selle teie mudeli nii-öelda eelis? Vastutustundlikkus. Hea, te välja tõite selle, sest tegelikult ütleme, kui me võtame Euroopat üldisemalt, siis sporti heaolu on justkui subscription teenus. Põhimõtteliselt, et sa ütled, sul on 50 töötajat, see on 50 eurot per kuu, selle sees on mingisugune teenuste valik, on ju, mida nad saavad kasutada, sõltuma sellest, kes kasutab või kasuta, et teie enam seda ettevõtjana ei näe, aga te maksate seda fikseeritud summat. Et oleme ausad, et me oleme analüüsinud erinevaid mudeleid, et selline mudel oleks Tebi kunagi läinud sellise mudeliga ja täna nagu hoog sees olnud, siis me oleks selle mudeli juurde võib-olla jäänud, sest ta on salata nagu tunduvalt kasumlikum ettevõtte jaoks. Meie jaoks on ta meie vaatest ta nagu jällegi nüüd me näeme seda jällegi võimalusena teatud turgule sisenemiseks, sest et statistiliselt võib öelda, et sõltub ettevõttest, aga selline kusagil 70% ulatuses võib-olla kasutatakse seda kompensatsiooni keskmiselt. Aga selle te plaanite nii jätta või? Jaa, me plaanime selle nii ette, jah. Me oleme selline, kui öeldakse inglise keeles on pay as you go ikkagi teenus, et kus makstakse kasutatud teenust. Aga kas te ei tunne, et natuke nii-öelda teete ise endale liiga sellega, et ma arvan, et ettevõtete jaoks, eriti kui on suuremad ettevõtted, nad nii väga ei mõtle selle peale, et oletame, et te saate uue kliendi, mõtlete, et siit tuleb nüüd 50 uut kasutajat, kellest võib-olla pooled siis on aktiivsed kasutajad, aga reaalsuses võib-olla ei kasuta keegi, siis teie töö on nii-öelda luhta läinud, sellepärast et tegelikult ettevõte ei ole kohustatud teile mitte midagi maksma, sest ükski töötaja seda ei kasuta. Konto on endiselt aktiivne, ehk selles mõttes meie nagu oma selle mis meie põhisuund on olla see personalijuhi nagu tööriist, et selle me töö tegelikult ju ikkagi teeme ära, me proovime siis leida ikkagi ju lahendusi selleks, et kui me missioonist lähtuvalt, et me tahame siis leida, et olgu, et näed, sa ei leidnud täna endale sobivat heaolu teenust meie platvormit, mis see võiks olla, mis nagu teie jaoks siis hea on, sest lõppkokkuvõttes me tahame, et inimesed hakkaksid liikuma, hakkaksid iseenda eest hoolitsema, pööraksid tähelepanu iseenda heaolule, et see on nagu meie jaoks oluline. Et see on see koht, aga teisest küljest mina leian, et see on nagu aus ja õiglane, ja teisest küljest, kui me pakume sellist lahendust, me saame pakkuda lihtsalt nii palju rohkem, et selle asemel, et me otsustame ära, et täna te kõik saate käia põhimõtteliselt spordiklubis X ja massaažisalongis Y, on ju, kord kuus, võid ise valida nagu selle teenuse, et kes tahab käia bowlingus, kes noolemängu mängida, kellel mägironimine on ju, kellel jõusaal ja kes talisuplust teha. Kõik on meie puhul nagu olemas ja võimalik. Natuke võib-olla võiks sellele miks küsimusele veidi pikemalt vastata, sa just mainisid ka, et mida te tahate, et inimesed liiguks rohkem, hoolitseksid rohkem enda eest, et ikkagi kuidagi, et miks see teil oluline on? No ma olen ise võib-olla pidanud läbi käima ka oma isikliku tervise vaatest päris suuri kadalippe ja oma lähedaste puhul. Ja eks see nagu, ma ei ole küll veel vana mees, aga ma ei ole ka enam kõige noorem mees ja
see teadlikkus üha enam tõuseb ja suhteliselt nagu kurb ja masendav vaadata statistikat või neid inimesi enda ümber ja saada aru, et noh, Eesti inimene võib-olla elab Skandinaavia mehest veel või mehed eriti võib-olla 2-3 aastat vähem, aga ta elab 20 aastat vähem tervena. Ehk et selline noh, ütleme üleüldiste tervisehädade nagu see pandeemia on nagu päris tohutu. Siis on see peeglisse vaatamise koht ja küsimus, et aga mis on see vähim, mida nagu meie ise saame teha. Et noh, see on hästi kompleksne asi, loomulikult tervis sõltub ju kogu sellest, noh enamasti me räägime enamasti ikkagi ju elustiiliga seotud tervisehädadest, et on need siis kardiovaskulaarsüsteemi, eks ole, südamehäired, on need vähid, muud sellised asjad. Need on kõik elustiiliga tegelikult seondud. Et aga mis see vähim on, mida me saame teha? Vähim, mida me saame teha, on see, et me toetame nagu targa raha panustamist asjadesse, mis teevad head ja mis annavad võib-olla selle lükke heade harjumuste tekkimiseks. Seal tekib selline nagu järelvõnget või selline efekt, eks ole, et noh, ma olen ise seda näinud paljude inimeste puhul, et kui inimene noh, et proovi sa nagu teha üks hea mõnus trenn ja siis minna ja süüa rämpstoitu. Sa ei taha, su keha nõuab head toitu. Ja sa pakub sulle hea tund, eks ole, pärast seda öösel. Ja läbi selle su, eks ole, immuunsüsteem tugevneb, kõik see, sa oled positiivsem inimene, sul on tugevamad suhted, terviklikumad suhted. Ja see on see, mis nagu annab lõpuks selle efekti, aga kuidas me suudame seda saavutada laiemal pinnal, ongi see, et me lihtsalt loome selle tehnilise võimaluse, see on nii võimalikult hea, kui me seda suudame teha, selleks, et kogu ühiskond laiemalt saaks panustada. Aga see heade harjumuste ja eriti, mis puudutavad liikumist, loomine on õudselt raske. Et kas see teie tehniline lahendus niimoodi tulevikku vaadates võiks ka siin abiks olla, sest et hetkel tuleb, eks ole, teavitus, et sul on kompensatsioon kasutamata kord kuus, okei, lähed ostad, aga et ma kujutan ette, et noh, ma ei tea, iga päev tuleks mingi kassa juba, et kas te selles suunas olete ka mõelnud? Ja absoluutselt jah. Meil on päris palju asju töös, mis on sellised, ongi heaolu skoori arvutamise sellised meetodid ja asjad. Et noh, me oleme siin kaalunud igasuguste erinevate teenustega integreerimist, osad neist on tegelikult Stebi platvormiga saadaval, mis on tasulised, mida saate osta. Aga me ei tahtnud nagu teha järjekordselt mingit sammulugejat nagu endale sinna juurde, et teisest küljest väga palju lihtsam oleks neid kõike seda innovatsiooni nagu kasutajale suunata innovatsiooni teha, kui me ei peaks pool oma arendusressursist paneme igasuguste reeglite ja andmekaitse ja muudega seotud nagu tegevuste tegemiseks, aga jaa, selgelt oleme sinna suunas mõelnud ja me olemegi pannud endale ütleme sinna sellised nagu taktikaliseks eesmärgiks siin 2026-2027 seda nagu võib-olla häälekandja ja selle informatiivse ja haridusliku ja tagasisidestamise rolli ühiskonnas nagu veelgi tugevamalt kindlustada. Täna me teeme tööd, et meil on tegelikult äpis olemas väga laiapõhjaline teabe selles mõttes keskus, kes noh, küll otsib, see leiab seda infot. Meil on Eestis olemas küll eesti keeles, aga suhteliselt populaarne taskuhäälingu kanal, eks ole, Stebil endal. Ja kõik selleks, et nagu tuua seda sisu, mis muudaks inimeste elu kuidagi moodi elamisväärsema. Rääkides korra nendest kompensatsioonide suurustest, siis mis see keskmine suurus on, mis nii-öelda ettevõtted oma töötaja nimel on nõus neile nii-öelda teie kaudu andma? Kui me Eestit vaatame, siis see on suhteliselt lihtne, ta on keskmine tuleb pisut üle 400 € aastas, sest enamasti alla selle ei paku nagu keegi, see on selline nagu auküsimus võib-olla. Küll on ettevõtteid, kes nagu lähevad seda teed, et nad ütlevad, et ma ei anna seda 33,6, ma annan 26. Noh, ja meil on ju see võimalus, et puudoleva summa saab, eks ole, inimene alati ise juurde maksta, et oluliselt soodustada teha. Aga samas on ka valik ettevõtteid, kes kompenseerivad enam. Aga üldiselt, noh, mis seal salata, seaduse poolt toodud piirmäär, see paneb paika selle üldise käitumismustri. Ja see on nüüd olnud ju päris mitmeid aastaid, eks ole, paigas, et oleks kindlasti väga positiivne, kui seda kas ühes suunas, teises suunas või luua siis erinevatele teenustele erinevad selles mõttes nagu rahakotid. Seda kuidagi laiendataks. Et noh, meil on ju
täna Läti, Leedu, kes on küll kindlustusepõhised ja seal on see peidetud kindlustusteenus, siis see on mõlemad nagu tugevalt nagu ees. aga millal kui suur probleem see teie arvates on, et meil on need nii-öelda riigi poolt ette antud summad on nagu jäänud paika, et need ei ole liikuma saadud, sest kui me vaatame neid teenuseid, mida te pakute või teie kaudu saab nii-öelda kasutada, et nende hinnad ikkagi ajas liiguvad järjest kõrgemale ja selle 33 euro eest, mis ma kuus ettevõtte kaudu saan, ma saan heal juhul ühe korra käia noolemängu mängimas, ühe korra massaažis, võib-olla saan ainult ühe korra spaaski käia. Et millal see hetk kätte jõuab, kus teie nii-öelda ütlete päriselt riigile, et ma ei saa varsti enam inimestele nagu ühe korra ujumistki kinni maksta? No eks me oleme seda ka öelnud ja proovinud öelda, et me saame aru, et tänases olukorras on meil riigil ka prioriteedid mujal, et tuleb olla selles mõttes mõistev ja tolerantne, et aga tõesti tõele au andes siis inflatsiooniga käsikäes ei ole käinud need numbrid ja see on tagasiside, mida me ka oma klientidelt nagu kogu aeg saame. Aga teisest küljest jällegi, et kui me vaatame üleüldist seda tänast seisu ka nagu majanduses laiemalt, et eeldada, et ka ettevõtted ise oleksid nõus siis maksustatult lisama omalt poolt nagu seda juurde, et see on ka võib-olla naiivne. Kes need kõige suuremad STEB-i kompensatsiooni pakkujad on mingitest suurematest ettevõtetest või Eestis üldse? Tea, kas ma nüüd võin siin reklaami hakata tegema nagu potentsiaalsetele tööandjatele, aga ma võtaks võib-olla laiemalt öeldes siis ikkagi need meie tehnoloogiaettevõtete superstaarid selgelt hoolitsevad või hoolivad ja panustavad oma töötajatesse rohkem. Ei hakka siin nimesid nimetama, aga põhimõtteliselt kõik nad on meie kliendid. Kas pealinnast ja Harjumaalt kaugemalt ettevõtete juhtidele on ka raskem selle olulisust nii-öelda maha müüa? No see on ju selline tavaline asi, et sul võib olla mingisugune 100+ töötajaga ettevõte ja selle jällegi ei taha kedagi kusagile liigitada, aga mingisugune vanakooli mehest juhile helistad või räägid sellest teenusest, tema esimene vastus on see, aga meil ei tee keegi sporti ega keegi spaas kunagi ei käi. Et mis mul ei ole sellist asja vaja. Et see on selles mõttes kohati nagu paratamatu, et mina võrdungi minu ettevõtte ja kõik töötajad suhtumine. Aga sellisel juhul tulebki nagu alt ülespoole seda teadlikkust tõsta ja tõstatada. Et ma arvan, et me ei ole nagu täna väga teises olukorras paljude teiste kaasaegsete innovatiivsete lahenduste pakkujatega siin kohal. Ka räägiks natuke sellest Lätist ja Leedust, mille puhul siis on just see kindlustuse suund teil, et kas te seal ka seda heaolu lahendust pakute või kas te näete, et seal on selleks nagu mingit kasvuvõimalust? Jah, on vastused jälle, et me pakume nii Lätis kui Leedus ja me oleme saanud nagu väga hea nagu kasvupinna just ettevõtete puhul, mis kogu Baltikumis esindatud, kus tahetakse kõigile võrdselt. Küll on seal maksustamise alused erinevad. Ehk siis kindlustus on hästi lihtne selline hügieenitoode, ilma selleta kummaski riigis nagu ükski mõistlik tööandja nagu kedagi võtta ei kaasa. Ja siin me oleme väga konkurentsivõimeliste toodetega kõrvul. Küll aga on see probleem see, et kui ütleme, et see tõsiasi on, et kui sul on ettevõtte 15 aastat vana, sul on 15 aastat olnud sama kindlustuse pakkuja, siis selleks, et seda vahetada, peab mingisugune tõsine negatiivne sündmus olema, eks ole. Mis puudub spordi heaolu, siis Leedus meil oleme raamistikus, kus seal on võimalik panustada siis hästi üldine 200 eurot aastas. Aga see ei ole siis ainult spordi heaolu, sellest võib ka kooki ja alkoholi ja kõike kinkida nagu töötajatele, küll me nagu suuname seda teadlikkust poolt ja meil on täitsa tubli selline liikumine selles osas Leedus olemas ja Leedu seadusandja on põhimõtteliselt täna läbi töötamas eelnõud siis selles osas, et panna eraldi maksusoodustus nendele teenustele nagu sporti ja heaolu. Ja Läti suunal me oleme teinud väga-väga tugevat tööd ja tuleme siin eeldatavasti esimese poolaasta lõpus välja täiesti uue nagu heaolule suunatud tootega, mis on ka maksuvabastusega täielikult. Täna Lätis heaolu teenus kui selline, sellest aastast on see sarnaselt Leedule küll, aga 100 eurone.
aga kas te vaatate Baltikumist kaugemale ka oma tulevikku planeerides? Jah, vaatame, mitte ainult, me oleme vaadanud sinna ikkagi juba aastaid ja ega Stebi siin ajaloosahtlites sobradades näeb päris palju tühja tehtud tööd erinevatele turgudele sisenemisplaanide kallal töötamiseks. Et seda kindlasti on olnud ja me vaatasime mingi hetk hästi tugevalt plaaniga siis osta mõnel kõrge potentsiaaliga turul mõni ettevõte, siis nagu see munakana jutt, millest me alguses rääkisime, et kellel on siis olemas kas siis turuplats või on olemas kliendibaas, et kellega üle liikuda. Meil toimusid endalt strateegilised muutused eelmise aasta keskel, et kui väljus Livonia fond ja asemele tuli üks siis Prantsuse töötaja heaolu ettevõtete siis grupp. Ja no me täna oleme vaatamas siis nendega ühiselt põhimõtteliselt nende olemasolevatele turgudele lähemalt peale, et kus neil potentsiaalselt võiks olla võimalik pakkuda lisaks oma olemasolevatele lahendustele ka sellist nagu spordi heaolu platvormi. Et siis Prantsusmaa ja Lääne-Euroopa? Prantsusmaa turg iseenesest ei soosi seda, aga küll on nagu see grupp ise on 35 turul äkki umbes, et siis seal nende hulgast on mõned sellised pisut nagu säravamad tähed poole võib-olla püüelda. Aga ma ei ütleks midagi välja, sest ta ei ole täna meil nagu fookus. Me oleme täna, ütleme, lühiajalises plaanis 25 aastal olles realistid, siis ei jõua väljapoole Baltikumi oma fookust suunata, aga pikemas plaanis töö käib selleks, et leida neid võimalusi ka mujal. Teie koduleht lahti võttes lööb kohe suurelt oranžilt teie kasutajate number umbkaudne, et 180 000. Kui te oskate natukene ette näha, siis selle Baltikumi laienemisega, kui suur see number võiks olla näiteks 5 aasta pärast? Me oleme seadnud endale eesmärgid selliselt, et see kasvu, peaasjalikult see kasv tuleb Lätist ja Leedust. Me ajame taga sellist umbes 600 000 kasutajast mahtu 3 aasta. Kas sellega, et teie tähelepanu on praegu nagu ikkagi Lätile ja Leedule nii-öelda tulevikku vaatav, et kas te ei karda seda, et Eesti jääb kuidagi teisejärguliseks? Absoluutselt mitte. Need on täiesti, selles mõttes me tegeleme nendega nagu täiesti iseseisvate ressursside juhtimise fookus, et täiesti kindlasti mitte, et Eesti on Stebi nagu koduturg ja Eesti kindlasti ei jää, pigem on täna ju probleem vastupidine, et Läti ja Leedu tunnevad ennast pisut nagu sellised väiksed vennad ja õed, keda nagu ei taheta nagu liivakasti kaasa võtta, kui minnakse, et seda nagu paradigmat me oleme muutnud ja murdmas, et seda ei ole ja Eestis lihtsalt need võimalused täna teha midagi teistmoodi paremini, et need ei ole võib-olla nii ilmselged, kui seal nendel turgudel, et seal on see selline heaolusse panustamine täna veel väga lapse teadlik, et seda võiks ja peaks tegema. Lätis oluliselt. Aga Läti ja Leetu laienedes te ütlesite, et te peate seda oma toodet ikkagi selles mõttes muutma või tegema päris nii-öelda uue toote. Sellega ma kujutan ette, et te justkui nagu ütlete seda, et seal on konkurents suurem, et Eestis ju tegelikult seda teenust, mida teie pakute, ma ei tea, et väga palju rohkem pakutakse. Jah, teie konkurent on tervisekindlustus, aga spordikompensatsiooni ju keegi teine väga ei paku. Jah, sellisel kujul mitte, et meie võib-olla pakuvad igas ettevõttes või peaaegu, kes ei ole meie klient ja kasutaks spordikompensatsiooni, pakuvad konkurentsi meile raamatupidajad põhimõtteliselt. Lätis, Leedus seda turgu ei eksisteeri, et seal ma ei saa öelda, et seal on nagu konkurentsi spordi ja heaolu kompensatsiooni ja seda turgu seal ei olegi. Ja meil on nagu võimalus seal tegelikult täna Lätis ja Leedus potentsiaalselt see seaduse muudatusest sõltuvalt ka mingi lähiaastatel minna ja seda turgu nagu ise looma hakata tegelikult. Aga mis on need lisaks Baltikumi vaatavad nii-öelda eesmärgid, mis on veel need eesmärgid, mille poole te igapäevaselt püüdlete? Et jah, te ütlesite, et koos Baltikumiga võiks olla see 600 000 kasutajat, et kui palju te tahaksite, et Eestis näiteks see number võiks olla?
järgneva 5 aasta jooksul? No Eestis, kui me nüüd päris realistlikud oleme, et ega selline noh, ma usun, et päris aktiivseid kasutajaid igakuiseid, ütleme siuke üle 200 000 peaaegu, et ei olegi isegi realistlik nagu püüdma minna, sest meil esiteks võtame sealt ära, eks ole, teatud vanuseraamistiku, peab olema töötav inimene ja nii edasi, et see sealt nagu tuleb lagi vastu. Et küll aga on võimalik läbi erinevate teenuste, eks ole, veelgi nagu seda väärtuspakkumist laiendada. Et see on ka meie üks oluline nagu eesmärk ja missioon, et mis leida nagu neid võimalusi koostöös meie klientidega, et kuidas me seda nagu B2B äri selles mõttes väärtuspakkumist saaksime laiendada ja veelgi tugevdada. Korra peatudes veel teie selle rakenduse enda juures, et kui palju te rõhku panete selle pidevasse arengusse ja kuidas te nii-öelda võtate sisse nii-öelda seda informatsiooni, mis kasutajad igapäevaselt tagasiside kaudu teile annavad? Aga absoluutselt kogu aeg. Et kui me ei võtaks seda arvesse, siis me ei saaks olla täna seal positsioonil, kus me oleme seal turul, et see kõige olulisem sisend ongi sisend, mis tuleb sinu kasutajatelt, äriklientidelt, teenuspakkujatelt, et me peame kogu aeg nagu võtma nagu seda kindlasti arvesse ja väga tõsiselt, et see on kõige väärtuslikum informatsioon üleüldse, mille pealt mingisuguseid otsuseid teha, et kuhu ja kus suunda me edasi peame liikuma. Aga kas te selle põhjal ka siis nii-öelda teete tihedalt mingit kasutusmugavuslikku muutusi sellele rakendusele? Jaa, absoluutselt. Kogu aeg. Meil alles nüüd hiljuti ju tuli täiesti uus kaardirakendus näiteks välja, ehk et kes ei ole vaadanud, võite vaadata, millised Stebi teenuspakkujad teie kodu või suvekodu või maakodu või sõprade lähedal on olemas, et see töötab tänaseks väga hästi. Et me kogu aeg see innovatsioon nagu toimub seal täiesti pidevalt, pluss me tegeleme tagasiside kogumisega, et NPS on nagu kogu aeg pidevalt meil teenuses jooksmas ja sealt me saame sisendit ja analüüsi. Ja me tegime nüüd eelmise aasta lõpus esimese ja siis Pan-Balti sellise suurema laiapõhjalisema heaolu uuringu, kus me siis küsisime laiemalt siis ühiskonnalt inimestelt, et mis nende jaoks tähendab heaolu, kuidas täna nad sellesse panustavad, millised need trendid, asjad võiksid olema, see oli. Ja selle nüüd uuringu tulemused me avaldame veebruaris esimesel poolel, et ma isegi ootan väga põnevusega, et mis sealt siis, milline info sealt siis nagu välja tuli, et see on kindlasti selline asi, mis annab ka meile endale võib-olla mingisuguse nägemuse, et kas me liigume täna ikka kõiges suunas või peame natukene kurssi muutma. Tuleme korra teie ettevõtte majandustulemuste juurde, et kui vaadata 2023. aastat, siis teil oli käive 3,7 miljonit ja varasemate aastatega see on kogu aeg pidevas kasvus olnud. Et kuidas te möödunud aasta kokku võtaksite? Möödunud aasta oli, käive oli ikkagi suhteliselt mõistlikus tugevas kasvus. Küll aga me tegime päris tugevaid investeeringuid, et meil on tiim kasvanud tänaseks 2-kordseks põhimõtteliselt võrreldes 22 aasta lõpuga, et me oleme tiimi 2-kordistanud, et me oleme loonud palju funktsioone, palju nagu oskusteavet toonud ettevõttesse sisse, et seetõttu oli eelmine aasta 2024 aastast selgelt nagu selline, mis mõtlen jällegi järgmise arengu hüppe ettevalmistuse aasta põhimõtteliselt meie jaoks. Aga mis need kõige suuremad katsumused olid just eelmisel aastal? Meie jaoks oli võib-olla jah selline, minu isiklikust vaatest oli, minu rollist tulenevalt oli hästi huvitav projekt oli see, et minna siis erakapitalifondi strateegilise partnerluse suunalt nagu siis ühe siis suurettevõtte strateegilise partnerluse peale, et see omanike vahetuse pool või enamus omaniku vahetuse pool oli selline huvitav asi. Aga meie ettevõtte vaatest oli tegelikult kogu siis vastavuse pool ja selle süsteemi ülesehitamine ja siis tarkvara platvormi viimine protsessidele, mis oleksid jätkusuutlikud, et kogu siis toote ja tarkvara tiimi sisulise struktuuri nullist ülesehitamine, et tagada siis esiteks, et meie teenus oleks jätkusuutlik ja järjepidev ja kättesaadav kogu aeg ja samas, et me oleksime
ka reeglitega nagu vastavuses. Et võib-olla see oli kogu sellise eelmise aasta põhiline võib-olla pealkiri nagu toimetamistes. Aga miks see partnerivahetus toimus? Võib-olla ei ole otsene küsimus mulle, et fondid investeerivad alati mõttega nähes horisondil exitit, et küllap see oli nende jaoks sellel ajahetkel hea aeg ja koht ja võimalus, et Livonia on, ma usun, piisavalt andnud kommentaare selle kohta, et ma ei hakka võib-olla ise nende eest sõna võtma. Aga jah, et kui sul on fond, siis fondi toode on exit ja mul on nagu endal selles mõttes hea meel, et Livonia fondi investeerivad peamiselt siis Eesti Baltikumi pensionifondid, et nende kliendid said sealt suhteliselt hea ja mõistliku tootluse. Aga kui nüüd 2025. aastast rääkida, mis sel aastal on see, mida te ootate või mis te tahaksite kindlasti ära teha? Ja kas te ennustate paremat aastat kui eelmine aasta? Majandusele ma ei julge ennustada paremat aastat nagu laiemas perspektiivis, eks me näeme, et maksutõusuga nagu majandust parandada on suhteliselt naiivne võib-olla soov, aga meie ettevõttena me näeme endiselt nagu võimalust kasvuks, et me näeme kasvuks võimalust tegelikult kõikides valdkondades, kõikides turgudel ja me liigume nagu selles suunas tugevalt edasi. Aga meie põhiline fookus on endiselt sellel, et oma nagu olemasolevat väärtuspakkumust ja toodet tugevdada. See on nagu 2025. aasta nagu selge, võib-olla selline loosung, millega nagu välja minna. Ehk et olla nagu kindel, et meie teenustoode kui ka see, kuidas me seda teeme, on jätkusuutlik vastavuses kõikide nagu reeglite, seaduste, nõuete ja kõige sellega, et see annab ka meile mingis mõttes kindluse ja konkurentsieelise. Me oleme nüüd päris pikalt juba rääkinud. Ma lõpetuseks küsiksin sellise küsimuse, et kui meid praegu kuulab mõni ettevõtte omanik, vahet ei ole, kas väiksema või suure ettevõtte omanik, kes ei paku oma töötajatele seda STEBi kompensatsiooni võimalust, siis kuidas te nende inimeste südametunnistusele koputaksite? Võib-olla lihtsalt lühidalt öeldes, et igati mõistlik on kasutada kõiki maksusoodustusi, mida meie riik pakub. Et eriti kui need on suunatud nagu positiivse lõpptulemi suunas. Et ühel või teisel viisil te peate inimestele palka maksma ja kindlasti on paljudel palgatõusu ja kõige selle surve, et me oleme kindlasti parem alternatiiv sellele, et see lihtsalt tuleb ettevõtte jaoks nii palju mõistlikum ja soodsam, te teate kindel olla, et see läheb nagu õigete heade teenuste kasutamise alla. Ja andke vähemalt oma töötajatele see võimalus, et te ei pea jääma meie kliendiks, aga tulge, proovige ja vaadake, milline on teie tiimi ja töötajate tagasiside. Ja selle mõttega ongi väga hea meie saade kokku tõmmata. Ma loodan, et see viimane nii-öelda koputus jõudis siis nende ettevõtjateni, kes veel mõtlevad selle peale või kes on nii-öelda selle plaani juba võtnud. Ma ütlen sulle aitäh, Kristjan, et sa leidsid meie jaoks selle aja ja tutvustasid meile, mida STEBi teeb ja miks STEBi midagi teeb. Ja aitäh ka kõikidele Ärikäigu kuulajatele. Aitäh ka minu poolt ja aitäh väga sisuka vestlusest. Ärikäik. Aitäh, et kuulasid seda podcasti. Kui sulle see saade meeldis, oleksime väga tänulikud, kui võtaksid selle hetke ja jagaksid seda sotsiaalmeedias.